Raini jutule jätkuks ja võib-olla ka Madise välja toodud numbrid, et millal see Eesti õnnelikkuse edetabelis oli eespool, oli siis 2021, nagu väideti, ja 2020, mille baasid siis seda eeldatavalt tehti, EKRE oli valitsuses. Aga tuletame meelde, kui sotsid siin kiitsid, et nemad ei tolereeri vägivalda, siis võtke lahti 2020 noorsotside karikatuur, kus oli nimeliselt välja toodud, kelle ukse taga käib vikatimees, kus juba on käidud, kelle uks on kinni. Nii et seal olid kõik enamus EKRE ministrid, ka Riigikogu saadikud. Nii et see oli otsene üleskutse vägivallale ja seda tegid noorsotsid ja seda pole ka keegi ümber lükanud ega ka vabandanud selle eest, mida tehti. Mis on otsene lõhestamine ja selline otsene lõhestamine ei saa olla tolereeritav ning sotside väide, et nemad on võrdsete poolt, siis ikkagi me räägime, see nii ei ole. Nüüd tulles siin vähemuste juurde, Eestimaal on eestlased on vähemuses. Räägime Eesti rahvast, räägime eestlastest ja teeme kõik selleks, et meie eestlaste kogukond, eestlaste arv suureneks. Ja läbi sotsiaalmajanduslike meetmete, läbi iibepoliitika, läbi perepoliitika oleks vajalik tõsta eestlaste eneseteadvust, et meil sünniks rohkem lapsi ja meil oleksid lapsed õnnelikud. Nüüd on ta kiusamisvaba kool või need roosad karud, et tegelikult algab kõik ju kodunt. Et kui me kodudes suudame ja lapsevanemad suudavad olla eeskujuks oma käitumise, oma olemistega, siis sellega me juba jõuaksime edasi, et lapsed jälgides eeskuju saaksid õnnelikuma lapsepõlve. Nad ei peaks hakkama endas kahtlema, et millist sugu ta peab siis endale valima lõppude lõpuks ja ikkagi, et Eestis on kaks sugu ja need kaks sugu, mees ja naine, et need koos elades toodavad ka järelkasvu, et nemad on need, kes viivad Eesti rahvast edasi. Ja meie esmane ülesanne peab olema laste kaitsmine kõikide nende pahede eest, mida on välja öeldud. Nüüd järgmiseks, siin peaministrilt samuti küsiti, et miks seda värvilist lippu ei tohi laiali tõmmata Viljandi linnas. Kui te lastekaitsjad olete, siis võtame 1. juuni on lastekaitsepäev. Kaitseme lapsi selle eest, et ei hakkaks mingit ideoloogilist propagandat viima nende peadesse. Ja nüüd veel lõpetuseks võtaks ka selle Anu Heinode teema, et kui nüüd EOK president demokraatlikult hääletati maha, ma ei kujuta ette, mida tunnevad need naised, kes demokraatlikult osalesid hääletusel ja hääletasid president Kersti Kaljulaidi vastu, et neid sildistatakse Anu Heinodeks, siis ma ei kadesta neid. Neil on tõeliselt raske sellest välja tulla, et kui isegi peaminister paneb Anu Heinodeks. Mul oli naabrimees, oli Anu Heino, kes oli väga tark ja väga töökas inimene ja ma väga austasin teda. Nüüd sildistades kõiki neid, kes ei ole nõus olümpiakomitee lõhestava presidendiga, me ei saa sellega nõustuda. Nii et siit edasi minna on ainult, nagu sportlased ütlevad, siit on alati hea edasi minna, kui me oleme juba põhjas ja läheme siit ühiselt koos edasi. Aitäh!